Mul on teile hea uudis. See telefon ei plahvatanud. Tšau! Mina olen Gert ja natukene rohkem kui nädal on minu taskus olnud see telefon. Note 8. Mis ma temast arvan? Tegemist on Samsungi ülikalli luksusklassi kuuluva telefoniga, mille juured pärinevad aastast 2011, mil Note tegelikult populariseeris suure ekraaniga telefonid. Note 8 tehnilised andmed on täielik overkill. 8-tuumaline protsessor, 6 giga RAM-i, 3 kaamerat. Muidugi on ta vee- ja tolmukindel, mõnus ja mugav wireless charging ja muidugi tema üks olulisemaid asju, S Pen, mis on Note'i kaubamärk olnud algusest peale. See ekraan on suur ja tekitab tõsise wow-efekti. 6,3 tolli super AMOLED. Teine tugev valdkond on kindlasti tema kõik 3 kaamerat. Optiline zoom tänu topeltkaamerale, pildistabilisaator mõlemal läätsel. Nii et Samsung oli seal iPhone'ist isegi natukene ees. Räägime natukene plussidest ja miinustest. Mis on positiivne? Samsungi kasutajaliides on lõpuks suureks kasvamas. Kogu see hullumeelne kommipoe efekt hakkab vaikselt kaduma. Suur pluss on ka 2 aplikatsiooni korraga jooksutamine, mis on üldiselt olnud vägagi töökindel ja väga stabiilne. Juhtmevaba laadimine. See on kiire ja mugav ja ma isegi ei tea, kuidas ma suutsin varem ilma selleta elada. Kogu raudvara, ta on kiire. Ta ei jää mitte kuskil hätta ja sa saad aru, et sul on käes midagi kallis. Ja ka disain on väga 2017. Mis aga on negatiivne? Tarkvara. Millegipärast on kõike topelt. Näiteks Voice Assistant ja Bixby, kes justkui teevad ühte ja seda sama asja. Ja natukene ringi surfates on kõiki aplikatsioone millegipärast topelt. See tekitab natukene pooliku tunde. Kus on Android 8.0? Märts 2017 tuli välja esimene arendajate beta ja Note 8 toodi välja meile augustis. Mehed, suvepuhkus või mitte, 6 kuud oli aega. Ja see ekraan, ilus, kihvt, aga see ülemine pool ühe käega kasutades on täpselt nagu Toompea. Tavalisele inimesele täiesti kättesaamatu. Sama probleem on ka selle tagumise sõrmejälje lugejaga, mille asukoht on täpselt kaamerate kõrval ja no tõesti, isegi kui sa saad talle pihta, siis on väga tihti olukord, et ta lihtsalt ei toimi. Aga selle telefoni suurimaks probleemiks on üks teine telefon, S8+. Ainukene vahe, mis neil kahel on see, et Note 8 on 2 kaamerat, S8+-il 1. Tal ei ole pliiatsi. Nende kõige suurem vahe on tegelikult hinnavahe. Aga mis ma tast isiklikult arvan? Note 8 on kallis, edev ja hästi kokku pandud. Kõik on omal kohal ja toimib. Paratamatult on tunne, et mängulisusest ja julgusest on väheks jäänud. Ta ei too mitte midagi uut ja huvitavat maailmale. Ja kurb on ka see, et ta ei suuda otsustada, kas olla Samsung või olla Android. Ta üritab kõigiga hästi läbi saada ja tegelikult enamikega see tal ka õnnestub. Aga nüüd see kõige tähtsam küsimus. Kellele ta on? Note 8 on inimesele, kes eelmine aasta ostis või jättis ostmata Note 7 enne seda, kui nad plahvatama hakkasid. Note 8 on sulle, kui sul on jooksu pealt väga palju tegemist, näiteks meediatarbimist, e-mailindust ja nii edasi. Note 8 on sulle, kui sa tahad lihtsalt üht maailma parimat telefoni. Ja Note 8 on ka sulle, kui sa tahad lihtsalt turvalist valikut. Mine loe artiklit Note 8 kohta arvutimaailmas. Kindlasti subscribe'i ja anna kommentaaridesse tagasisidet, mida me saame teha, et videod läheksid halvemaks või paremaks. Aitäh!